armsad raadiokuulajad. Mina olen Harri Raudvere ja täna jätkub Nõmme raadio eetris laupäeviti olev saatesari, kus jututeemad on võetud elust enesest ja saanud alguse meie peaministri härra Andrus Ansipi ja Reformierakonna lubadusest Eesti rahvale, mis seisneb selles, et lähitulevikus kuuluvad eestlased 5 jõukama rahva hulka. Nii nagu eelmise laupäeva saates öeldud sai, on reaalsete rikkuste loomise aluseks eelkõige inimene ja tema suutlikkus. Kuid samas jääb igal aastal haiguspäevade arvet loomata miljonite kroonide eest lisaväärtust, mis suurendaksid meie ühiskondlikku rikkust. Haiguste vältimine ning juba haigestunud inimeste kiire ravimine peaks olema ühiskonna seisukohalt äärmiselt oluline, sest terved inimesed on rõõmsad ja rõõmsad inimesed on ju omakorda elujõulised. Ma jätan teadlikult kõrvale viimasel ajal klassikaks muutuva peo mõiste käsitlemise, mis ka nagu inimesi rõõmsamaks muutma peaks. Kasutatakse ju kõnepruugis lihtlabast viina võtmist peona, kus ennast maani täis juuakse ja pärast tõdetakse, et oli nii vägev pidu, et kohe midagi ei mäleta, kuigi möllu sai palju. Aga see selleks. Usun, et küllaltki oluline on vaadata, kuidas on korraldatud tervishoiuteenuste osutamine teistes riikides. Ja just sellest seisukohast lähtuvalt, kuidas ja kas riik oma alamate eest hoolitseb või on loodud lihtsalt õigusruum, mille raames haiglad 11 paremate ja kallimate raviteenuste osutamisega üle trumpavad. Alustaksin näiteks Suurbritanniast. Suurbritannias koordineerib ravitegevust riiklik tervishoiuteenistus. Ühiskonna tervis ongi riikliku tervishoiuteenistuse vastutusalas ja tasuta kõigile Suurbritannia kodanikele. Riiklikku tervishoiuteenistust juhib tervishoiu riigisekretär ja tervishoiuministeerium. Riiklik tervishoiuteenistus on heaoluriigi keskne element apteekidega ja igas kogukonnas üldarstide ja ka hambaarstide näol. Tüüpilisel päeval pöördub Inglismaal peaaegu 1 miljon inimest arsti poole ja apteekidesse esitatakse peaaegu 1,5 miljonit retsepti. Kiirabiautod teevad umbes 8000 väljasõitu. Suurbritannias sünnib päevas kuni 2000 last ja 90 000 inimest külastab haigla ambulatooriumi ja üle poole majapidamise saab arstiabi kodus. Suurbritannia riiklikul tervishoiuteenistusel, kes neid teenuseid osutab, on aasta eelarve üle 41 miljardi naela. Ja vaadates, kui suur on kurss Eesti krooni suhtes, siis on see number tõesti aukartust ärata. Ja ka oma miljonilise personaliga on Suurbritannia riiklik tervishoiuteenistus üks suuremaid tööandjaid maailmas. Loomulikult on need andmeid väga raske Eesti omadega linnulennult võrrelda, sest tegu on meie mõistes ikkagi väga suurte arvudega ja seoste väljatoomine on küllaltki keerukas. Suurbritannia tervishoiusüsteem loodi juba 1948. aastal ja selle põhiprintsiibid kehtivad tänani. Ja vot need on: tervishoiuteenused peavad olema tasuta ja kättesaadavad vastavalt vajadusele, sõltumata inimese sissetulekust. Ja midagi ei ole parata. Inglaste iive on positiivne. Kas tervishoiusüsteemi riiklikul regulatsioonil sellega ka midagi ühist on? Seda on raske väita. Kuid et need omavahel seotud on, selles pole kahtlustki. Inimeste sotsiaalne turvalisus on selle süsteemi puhul vaieldamatult suurem. Riikliku tervishoiuteenistuse eesmärgid on selged. Nendeks on
tervise edendamine, haiguste ennetamine, haiguste ja vigastuste diagnoos ja samuti ka ravi, pikaajaliste haiguste ja puuetega inimeste hooldamine. Nende eesmärkide saavutamiseks osutab riiklik tervishoiuteenistus laia diapasooniga ravi, milles peaaegu kõik on tasuta. Esmatasandi arstiabi teostatakse perearstide, hambaarstide ja teiste tervishoiuspetsialistide kaudu. Teise etapi ravi toimub haiglate ja kiirabiteenuste kaudu. Inglismaal on circa 300 piirkondlikku üldhaiglat, kus osutatavate teenuste diapasoon on ääretult lai, ulatudes vanuritest sünnitusabini. Ja samuti asub ka nende haiglate juures ambulatoorne vastuvõtt. Kõrgema etapi ravi teostatakse erihaiglate kaudu. Ja rahvusvaheliselt on tuntud näiteks sellised Suurbritannia haiglad nagu lastehaigla, silmakliinik, riiklik neuroloogia ja neurokirurgia haigla, kus töö kvaliteet ja teadustöö on väga kõrgel tasemel. Järgmisena võtaks vaatlus alla Hispaania. Hispaania tervishoiusüsteem on paljude põlvkondade pingutuste vili. See sai alguse riikliku abistamise instituudi loomisega juba 1908. aastal ja on arenenud edasi tänapäevani. Kohustuslik ravikindlustus käivitati 1942. aastal ja 1963. aastal kujunes välja sotsiaalkindlustuse tervishoiusüsteem ja hiljem juba 1978. aastal loodi organ INSALUD. Üldine tervishoiuseadus liidab sotsiaalkindlustuse tervishoiusüsteemi olemasolevate rahvatervise institutsioonidega ühtseks riiklikuks tervishoiusüsteemiks. Selle peamiseks iseloomujooneks on üldine õigus tervishoiule ja selle finantseerimine riigi tuludest. Hispaania konstitutsioon kehtestab riigi struktuuri koos selle autonoomsete piirkondadega ja tervishoiuga. Vastavalt territoriaalsele detsentraliseerimisele on tervishoiufunktsioonid ja teenistused üle antud Kataloonia, Andaluusia, Baskimaa, Valencia, Galiitsia, Navarra ja Kanaari saarte autonoomsetele piirkondadele ja haarab umbes 62% riigi elanikkonnast. Omalt poolt kannab riik INSALUDi kaudu hoolt 39% elanikkonna eest, kes elavad ülejäänud autonoomsetes piirkondades, olles riigi tervishoiuteenuste osutajaks number 1. Selleks, et kindlustada koostööd ja koordineerimist autonoomsete piirkondade vahel, on riiklikul tervishoiusüsteemil territooriumide vaheline nõukogu ja selles on esitatud kõik autonoomsed piirkonnad ning seda juhib tervishoiu ja tarbijate küsimuste ministeerium. Huvitavad nimed seal Hispaanias. Hispaania tervishoiukorralduse süsteemist väärivad väljatoomist järgmised põhimõtted. Riiklik tervishoiusüsteem osutab tervishoiuteenuseid peaaegu 100% elanikkonnast. Kõik tervishoiuteenused on täielikult tasuta. Vastavalt riiklikule tervishoiusüsteemile on samasugune kattuvus kogu Hispaania ulatuses ja 40% välja kirjutatud ravimite hinnast kaetakse aktiivsete kasutajate maksudest. Krooniliste ja tõsiste haiguste ravimite hinnast katab patsient kuni 10%, kuid mitte rohkem kui 439 pesetat, mis meie rahas on 4695 krooni, kui tänast kurssi arvestada. Pensionärid, invaliidid ja toksilise sündroomi ja tööõnnetustega seotud isikud on vabastatud ravimite eest tasumisest. Väga huvitav fakt.
millest meie tervishoiu administreerijad ei taha kindlasti rääkida, on tõsiasi. Hispaanias on tervishoiuteenistus riiklik teenus, mis teenib üldsuse küsitlustes kõige kõrgemaid punktihindeid. See tähendab seda, et rahvas on selle süsteemiga väga rahul. Kui teedaks nüüd pilgu Prantsusmaale ja vaataks, kas seal ka asjad on lihtkodaniku jaoks nii roosilised. Kõik legaalsed, just nimelt legaalsed Prantsusmaa kodanikud on kaetud riikliku ravikindlustusega, mis moodustab osa sotsiaalkindlustuse süsteemist. Riiklik ravikindlustuse süsteem käivitati Prantsusmaal 1945. aastal. Ja selle kaetus laienes aastate jooksul kõigile legaalsetele kodanikele. Ja näiteks jaanuaris 2000 puudus ainult väga väikesel osal elanikkonnast juurdepääs riiklikule ravikindlustusele. Miks see päris täpselt nii oli, ma ei oskagi öelda, et miks väikesele osale, kuigi väidetakse, et kogu elanik on ravikindlustusega kaetud, aga eks seal ole ka võib-olla mingid väga spetsiifilised põhjused. Ravikindlustuse põhifond katab Prantsusmaal 80% elanikkonnast. 12 fondi, eraldiseisvat fondi, katavad füüsilisest isikust ettevõtjaid ja põllumajandustöötajaid. Et see tähendab seda, et kui sa oled põllumees, siis on sul raudselt oma fond. Riiklik ravikindlustuse süsteem katab umbes 75% tervishoiu kogukuludest. Ja pool ülejäänud summast kaetakse patsientide poolt vahetutest maksetest ja teise poole katavad erakindlustuskompaniid. Sellise tervisekindlustusega võivad liituda ka üksikindiviidid, kui ka grupid ja umbes 85% prantslastest on olemas selline kindlustus. Prantsusmaa ravikindlustussüsteemi üks tähtsamaid iseärasusi on see, et ta katab laia diapasooni teenuseid ja samuti ka kaupu, kaasa arvatud näiteks sanatooriume. Lootuses kärpida tarbimist ja kulusid rakendatakse kaasmakseid, mis on Prantsusmaal pidevalt kasvanud. Ja eks nad kasvavad ju meilgi siin. Need kaasmaksed on ambulatoorsete teenuste eest suhteliselt kõrged. Näiteks peavad patsiendid maksma 30% sotsiaalkindlustuse maksuvisiidi eest arsti juurde. Umbes 40% eriarstidest ja 15% üldarstidest on lubatud nõuda peale tariifi veel lisatasu. Milles seda vahet tehakse, ei oskagi täpselt öelda. Kuid arvata võib, et tegu on kvalifikatsiooni kriteeriumites. Kõrgema kvalifikatsiooniga arst saab ka rohkem tasu nõuda. Kaasmaksed on kõrged ka hambaravis ja optikakaupades. See ei võimalda vaestel inimestel saada piisavalt arstiabi, kuna vähestel on lisakindlustus. Ja süsteemi ebavõrdsus sundis Prantsusmaal teostama reforme. Jaanuaris 2000 hakati rakendama niinimetatud testitud vahendite riiklikku lisakindlustussüsteemi, et kindlustada vaeste juurdepääs ka raviteenustele. Nende inimeste eest, kelle kuu sissetulek on madalam teatud piirväärtusest. Prantsusmaal on neid inimesi umbes 10% elanikkonnast. Ja vaat nüüd mõelge, mitu protsenti on selliseid inimesi meil siin Eestimaal. Ja vaat see sama süsteem, mis loodi, katab nende vaeste inimeste kõik kaasmaksed ja pakub prillide ja hambaproteeside kulude katmiseks tervikväljamakset. Ja tervishoiutöötajatel pole õigust lisatasule kõrgemalt poolt kehtestatud riiklikust väljamaksete tariifist, mis tähendab teoreetiliselt tasuta ravi. Paljud eksperdid on soovitanud prantslastel muuta kogu tervishoiusüsteemi. Nad leiavad, et õiglasel oleks selgelt defineerida hädavajalikud teenused ja kaubad, mis peaksid olema kõigile 100% ulatuses finantseeritavad. Ülejäänud teenused ja kaubad on mõeldud nendele, kes võivad seda endale lubada.
Lisaksin omalt poolt, et selline ettepanek on küllaltki loogiline ja samas ka arukas. Minu teada on Prantsusmaa ainuke maa, kus ravi on piiramatu. Patsiendid võivad külastada nii palju arste ja nii sageli, kui nad seda soovivad. Taevas hoidku, kuidas sellest võiksid unistada meie pensionärid. Ja patsiendid ei vaja suunamist eriarsti juurde ja üldiselt ei eksisteeri väravavahti just nimelt selle esmatasandi arsti näol. Nii nagu meil on perearst. Aga tundub, et prantslaste juures ja prantslaste arusaamades on see nii loomulik, et inimesed ilma arsti juurde ei kipugi. Minnakse ikka siis, kui häda on käes. Prantsusmaal on riigi roll tervishoiu korraldamises järgmine. Riik otsustab, millist ravi ja mis määral hüvitatakse. Ja ta defineerib ka osalejatele kohustused ja kindlustab kogu elanikkonna juurdepääsu tervishoiule. Riigi kohus on kaitsta ka patsientide õigusi, jõustades vastavat poliitikat. Riik vastutab ka planeerimise eest. Tervishoiuametkonnad otsustavad haiglate arvu ja suuruse üle, samuti haiglatesse kõrgtehnoloogia eraldamise. Vaat siin Eestis likvideeriti see küll esimesel võimalusel. Just nimelt see sama põhimõte, et kõrgtehnoloogia ostmist koordineerib mingi komisjon. Sest, kuidas seda nüüd kokkuvõtvalt öelda, ma usun, et kalli aparatuuri maaletoojate lobitöö kandis siin paremat vilja. Riik organiseerib ka Prantsusmaal spetsialiseeritud ravitööd. Ja nagu näiteks neurokirurgia, tervishoiuteenuste ööpäevaringset kättesaadavust, kiirabitööd ja muid selliseid asju. Erilise joonena võib Prantsusmaa tervishoiusüsteemist välja tuua järgmist. Vaatamata universaalsele kaetusele on arstiabi kättesaadavusel domineeriv ebavõrdsus. Keskmiselt on 100 000 elaniku kohta 335 arsti. Ma ei teagi praegu hetkel päris täpselt palju Eestis on. Kuid Pariisi regioonis on näiteks arste 2 korda rohkem kui mõnes teises kaugemas piirkonnas. Tervishoiuteenuste osalejate töös valitseb koordineerimatus. Süsteem soosib konkurentsi ja õõnestab koostööd. Riikliku ja erasektori vahel on täiesti ebaterve konkurents. Sama on ka haiglate ja polikliinikute vahel. Kui nüüd vaadata seda süsteemi veidikene eemalt, siis võib öelda, et see on küllaltki sarnane meie süsteemile. Ja oluliseks põhjuseks, miks raviraha defitsiit süveneb, on asjaolu, et ambulatoorsete protseduuride hinnad määratakse läbirääkimiste tulemusena, mis ei arvesta reaalselt tehtavaid kulutusi. Nii on see ka meil. Sest ma ei tea, kuidas on Prantsusmaal, kuid meil ei taha ju meditsiiniökonoomiast keegi eriti midagi kuulda. Alates 90. aastatest on kehtestatud mõnele sektorile piirkulud. Näiteks erahaiglatele ja laboritele. Selle sektor hindu kas tõstetakse või langetatakse vastavalt püstitatud eesmärkide täitmisele. Alates 1996. aastast võtab parlament vastu ravikindlustuse aasta eelarve, mille jaotusprintsiibid ei ole ratsionaalsed, halvendades suhteid teenuste osutajate ja ka ametkondade vahel. Kuid nii palju siis Prantsusmaast. Järgmisena võtaks vaatus alla Hollandi. Ütleks kohe alguses, et Hollandi tervishoiusüsteemi hinnatakse seevastu väga kõrgelt. Ning Hollandi tervishoiusüsteem kuulub 3 parima süsteemi hulka maailmas. Kulud moodustavad 8,9% SKP-st. Hollandis kasvasid tervishoiukulutused 1980. aastatel ainult 1%. Vastandina võib tuua kohe Ameerika Ühendriigid, et kontrast oleks teravam, kus on 39–52 miljonit kindlustamata inimest, kuigi tervishoiule kulutatakse 14% SKP-st ning see pidevalt kasvab. Hollandi kodanikele, kelle aastane keskmine sissetulek on $25,000
ja kes moodustavad 62% riigi elanikkonnast, on Haigekassa poolt tagatud ravikindlustus. Ravikindlustust finantseeritakse üldfondist, millest pool moodustab töötajate sissetuleku tulumaksust ja teine pool saadakse tööandjatelt, pensionikassast ja samuti ka töötukassast. Töövõtjad ja tööandjad maksavad kohustuslikke makse pensioni ja töötufondi, aidates niiviisi pensionäride ja töötute ravikindlustust. Ja kõik Haigekassasse pöördujad tuleb vastu võtta. Ja mitte lihtsalt vastu võtta, vaid ka abi anda. See tundub uskumatuna, aga ometi on see tõsi. Ülejäänud elanikkonnast, kes ostab erakindlustust, millele lisandub tööandja panus ja mis katab poole ravikindlustuse maksumusest. Hollandi elanikkonnast on kindlustatud 30% riigiametnike kindlustusprogrammi raames ja ainult 2% neist tasub oma ravi eest ise. Alates 1960. aastast on Hollandi kodanikele õigus pikaravile, emalapse tervishoiuteenusele, vaimsele tervishoiule, vaimse ja füüsilise puude ravile, ravimitele vastavalt erakorralise tervishoiukulude seadusele. Nende teenuste ja ravimite eest maksab valitsus ning kodanikel on kaasmakse nõue. Võrreldes Ühendriikidega maksavad töövõtjad Hollandis tunduvalt suurem osa ravikindlustusmaksust, kuna taskust makstavad kulud on väiksemad. 1989. aastal olid tööandja või töövõtja maksud pisut üle 8% brutopalgast, kusjuures tööandjad tasusid peaaegu 5%. Katastroofmeditsiin, mida samuti finantseeritakse sissetulekuga seotud maksudest, nõudsid täiendavalt 5,4% töövõtjate palgast. Esmatasandi arstidele makstakse patsientide ravi eest, kes on Haigekassa liikmed pearaha järgi, ja erakindlustusega kaetutele tasuteenuse eest. Ja patsiendid saavad seal pöörduda eriarsti juurde ainult esmatasandi arsti suunamisel. No see on nii nagu meil, kus perearst suunab eriarsti juurde. Haigekassad on seadusjärgi kohustatud sõlmima oma geograafilises piirkonnas lepingu iga arstiga. Patsiendil on õigus valida teenuste osutajat. Hollandis on 60 haigekassat ja 75 erakindlustuskompaniid. Vaat kui neid numbreid vaadata, siis tekib küsimus, kuidas nad selle kõigega toime tulevad. Ja seadusjärgi peavad erakompaniid kindlustama minimaalse teenuse paketi riiklike hindadega. Nii et nad ei saa päris isetegevust teha, neil on piirid ees. Hollandis on 130 haiglat ja kõik on mittetulunduslikud ja range riikliku kontrolli all. Vaat nüüd näete, et see süsteem kuulub maailmas 3 parema hulka ja haiglad on range riikliku kontrolli all, mida meil kaugeltki ei ole. Alates 1983. aastast peavad haiglad töötama kindlaks määratud eelarve järgi, mille määravad läbirääkimiste tulemustena iga aasta haigekassad ja erakindlustajad. No ma usun seda, et sellisel juhul peab minema haigla administratsioon oma eelarvega haigekassasse või siis erakindlustaja juurde ja hakkama oma eelarvet kaitsma. Sellise ettepaneku tegime meiega kunagi riigihaiglate haldusnõukogule, et tervishoiu rahastamine võiks toimuda ka Eesti riigis umbes samasuguse printsiibi alusel. Et iga numbril, mis kirjutatakse siis eelarvesse, oleks konkreetne reaalne kate. Kuidas poliitikud sellesse ettepanekusse suhtusid, seda näeme me kõik täna. Kuid Hollandis piirab haiglate kapitali kulutamist valitsus. Haiglad peavad laienemiseks, uute spetsialistide tööle võtmiseks ja uue tehnoloogia ostuks saama konkreetse loa. Tegelikult ongi see piiratud ressurssidega töötamisel edupant. Aga see sama süsteem nõuab ju poliitilist otsust, mida meil siin riigis teadagi
on peaaegu võimatu leida just nimelt mõistuspärast poliitilist otsust. Hollandi tervishoiusüsteemiga on rahul 47% elanikest. Võrreldes Ameerika Ühendriikidega, kus süsteemiga on rahul ainult 10% elanikkonnast. Hollandi tervishoiusüsteemi esmatasandi omapära on see, et arstid saavad pearaha olenemata tellitud testidest, välja kirjutatud ravimistest või suunamistest. Arsti ei karistata seal ebaefektiivse praksise eest ja ei piirata patsiendi valikuvabadust valida endale arsti. Seetõttu puudub esmatasandi arstil efektiivseks tööks potentsiaalne ajend. Rahulolematu patsient võib lihtsalt pöörduda teise arsti poole. Lisaks saavad haigekassad valitsuselt lisatasu tegelike kulude eest. Samuti on haigekassadel piiratud võimalus mõjutada meditsiinipraksist, kuna nende juriidiline kohustus sunnib neid sõlmima lepinguid kõikide teenuste osutajatega antud piirkonnas. No kui raha on, siis võib ju kõigiga sõlmida. Kui raha napib, siis on väga raske langetada valikuid või määrata siis raviteenuste mahtu. Aga tundub, et Hollandis raha jätkub või osatakse seda lihtsalt paremini kasutada. Hollandi ravikulud moodustavad per capita ainult poole Euroopa keskmisest kulust ja 1/4 Ühendriikide samalaadsetest ravikuludest. Ja see annab omakorda tunnistust asjaolust, et Hollandi arstid töötavad väga efektiivselt. Kui efektiivselt töötavad meie arstid, otsustagu igaüks ise oma kogemuste põhjal. Ja kokkuvõtteks võib öelda, et ükskõik, millised ravikindlustussüsteemi lahendusi kasutavad üksikutes küsimustes vaadeldavad riigid, omab riik kindlat süsteemi arendaja, kontrolli ja funktsiooni. Ja ei ole piirdutud ainult õigusruumi loomisega ega tekitatud enamus riikides maksumaksja vahendite arvelt haiglate vahel põhjendamatut ja kallist konkurentsi. Nüüd tasuks võrdluseks ja parema ülevaate saamiseks vaadelda tervishoiusüsteemi ja haiglate juhtimise põhimõtteid Ameerika Ühendriikides. Ja kohe alguses võib märkida, et Ameerika Ühendriikides kui liberaalses riigis puudub üldine riiklik tervisekindlustus. Erinevalt Euroopast muutus USA's kaubaks mitte ainult kõrgtehnoloogiline meditsiin, vaid ka tavameditsiin ja tervisekindlustus. Kas ei tundu olevat kuidagi sarnane meile sisse süstitava ideoloogiaga? Ja Ameerika Ühendriikides hakkas üha enam domineerima kasumi taotlemine ja heategevuse osatähtsus vähenes. Enamik tervishoidu finantseeritakse erasektori kaudu ning iseloomulik on turu segmenteeritus. See tähendab, mitte ükski fond ei oma turul lõviosa. Riik tegeleb eelkätt haiguste ennetamise ja sanitaarepidemioloogiliste küsimustega, mitte meditsiinilise tipptehnoloogiaga. Riik tasub ravikulud vaid vaestele ja vanuritele, see tähendab neile, kellel endal ostujõud puudub. Ja USA on unikaalne selle hulgas, et enamik tervishoiurahasid on mitteriiklikud. Üldiste tervishoiu näitajate poolest on USA 10 arenenud riigi seas 9. kohal, kuid laste suremuselt aga esimesel kohal. Analoogiliselt teiste riikidega on ravikindlustuse ulatus sõltuv isiku saavutustest tööturul ja kuuluvustega ametiliitu. Inimesed, kel pole ravikindlustust, moodustavad 17,4% rahvastikust ja umbes 60% omab firmapoolset kindlustust, mis eeldab ka töövõtja sissemakseid. Me oleme filmides näinud, kuidas näiteks politseinik ütleb, et ta kaotab oma ravikindlustuse, kui ta läheb sellelt töölt minema. Nii et see on Ameerika inimese jaoks küllaltki tähtis ja ääretult oluline hoida kinni oma töökohast, et just nimelt mitte kaotada oma ravikindlustust. Sest omast taskust ei suuda neid arveid mitte keegi kinni maksta. USA-le on iseloomulikud ka rassilised erisused.
Valgete hulgas on kindlustamata 14% inimestest, mustade hulgas juba 22%, aga latiinode hulgas koguni 30% inimestest. Ja USA elanikkond kipubki tervishoiuteenuste kättesaadavuse osas kihistuma. Madalama kihi moodustavad kindlustamata indiviidid, kellel on limiteeritud juurdepääs ülikooli ja avaliku sektori kliinikutele ning esmaabile. Minimaalset kaetust omavad väikeettevõtete töötajad, kellel ainsaks võimaluseks on iseendale kindlustus osta. Või siis ka kindlustamata isikud, kes elavad kommuunides, mis on kaetud medkoolide või muidu avalike teenustega. Siiski põhiosa elanikkonnast moodustavad töötavad ning riikliku tervishoiusüsteemiga kaetud isikud. Just nimelt sellise riikliku tervishoiusüsteemiga, mis on kindlustuspõhine, sest riik organiseerib seda kindlustust. Viimasel ajal on ka tegelikult nende inimeste valikuvabadus vähenenud ja sageli maksab tööandja vaid odavama kindlustuse eest ning kui sa tahad kallimat kindlustust, siis see tuleb töövõtjale endal katta. Levinud on ka tendents, et kaetakse vaid juhtivtöötajate kindlustuskulusid. Ja selle tulemusena langeb järjest rohkem inimesi sinna madalamasse kihti. Kui nüüd vaadata haiglate struktuuri ja tuua veel võrdluseks Kanada, siis võiks ütelda, et nende haiglate juhtimisstruktuur on keeruline ja kaksikhierarhia, eraldi hierarhiaga meditsiinipersonalile ja teine on õenduspersonalile ning muule kliinilisele personalile. Samasugust süsteemi üritati ka rakendada siin meil Eestis, kus oli õendus ja arstindus põhimõtteliselt eraldi. Ja sellises struktuuris annavad meditsiinipersonali ülem ja vastutav direktor aru direktorite nõukogule. Nii nagu ma juba ütlesin, kehtis ka samasugune süsteem siin Eestis ja oli ka omal ajal riigihaiglate majandamise aluseks. Kuigi seadust ettevalmistav arstkond ei usaldanud direktoritele haigla, kes olid haigla administraatorid, täielikku võimutäiust, sest haigla ülemarst ei allunud otseselt direktorile, vaid sotsiaalministrile, põhjustades sellega haiglate töös ennekuulmatut segadust. See tähendab seda, et haiglas oli praktiliselt 2 juhti. Üks juhtis majandust ja teine korraldas ravitööd. Ja kui parasjagu üks oli puhkusel, siis langes vastutus teise õlule, sest juhtkonnas rohkem inimesi ei olnud. Vastutaval direktoril on võim haigla kõigi funktsioonide valdkondade üle, kaasa arvatud eelarvega seonduvad küsimused ja tema haldusalasse kuulub kõigi administratiivsete ametnike ja mitte meditsiinilise kliinilise personali tööle võtmine. Haigla vastutav direktor on Ameerikas nagu strateegiline juht, kuigi direktorite nõukogu kinnitab ülesanded, mis kujunevad vastavalt meditsiinipersonali erialadele. Näiteks Kanada haiglates töötab märksa vähem administratiivset personali kui Ameerika haiglates, just nimelt finantsoperatsioonide korraldamisel. Sest Kanadas on üks ainus maksja, see on ravikindlustussüsteem. Kuid Ameerika haiglad olevat jälle seevastu laenamisega tunduvalt paindlikumad ja suudavad ka paindlikumalt oma ülesandeid määratleda. Kui nüüd vaadelda erinevaid süsteeme Euroopas ning USA võrdlevate näidete alusel, siis selgub, et ulatuslike tervishoiuteenuste võrke omavate riiklike tervishoiusektorite probleeme ei saa lahendada ilma valitsuse teatud tasemel sekkumiseta. Tegelikult saab, aga töö efektiivsusnäitajates on vahekordades. Ja kui võrrelda nüüd Eesti ja näiteks Ameerika ravikulutusi ühe inimese kohta, siis on arusaadav, et toimesüsteemid ning võimalused peavadki olema erinevad. Kuid ravikindlustuseta inimese suhtes polegi oluline. Polegi oluline, palju kulutatakse. Tema seda teenust niikuinii vajalikus mahus tarbida ei saa, olgu see siis Eestis või Ameerikas. Järgmisel laupäeval vaatlen, kuidas kujunes Eesti tervishoiusüsteem ja millised olid tema kasvuraskused. Ning üritan ka välja tuua isikute ringi, kelle tegevusega sai alus pandud maailma ühe kallimale, mõttetumale tervishoiusüsteemile. Umbes nii, nagu Ameerikas, kuid sellest juba täpsemalt järgmises saates.
mina olen Harri Raudvere ja soovin teile kõigile ilusat kevadist nädalavahetust. Kohtumiseni järgmisel laupäeval.